Tere kõikidele Valga haigla taskuhäälingu Piirilinna tervisejutud kuulajatele. Mina olen Riina Järvesalu ja mul on rõõm tervitada täna stuudios Maarja Brauset, kes on Valga haigla ravijuht ja neuroloog. Tere tulemast! Tere! Me oleme kokku leppinud, et Piirilinna tervisejutud annab võimalikult lihtsal, arusaadaval moel infot meie kuulajatele erinevatest terviseprobleemidest, kuidas nendega ise toime tulla ja millal enam meedikute poole pöördumisega viivitada ei tohiks. Ja leppisime kokku ka selles, et täna me räägime peavaludest. Tegelikult see on vist väga levinud probleem, sellepärast et ma ei tea, kas on mõni inimene, kes elu jooksul vähemalt korra ei ole oma pead valutanud. Aga peavalude tekke põhjusi on ilmselt hästi palju. Missugused on siis need peamised? Jaa, see on tõepoolest tõsi, et tahtsingi esimese lausena öelda, et küllap me kõik oleme kogenud elus rohkem või vähem peavalu episoode, et see on ikkagi väga-väga üldlevinud sümptom, aga põhjused on tõepoolest väga erinevad. Ja selline nii-öelda tavakeeles tavaline peavalu, see on selline eelkõige pingepeavalu, tihti inimene seostab ka ise seda sellega, et näiteks on halvasti maganud töö või on liiga vähe söödud või joodud, et siis ühel hetkel see peavalu tekib. Küll aga võivad olla siis ka peavalul mingisugused muud põhjused, millest osad võivad siis ka olla ohtlikud ja sellepärast alati, kui peavalu on näiteks väga tugev või hästi äkiliselt ja tugevalt alanud, siis peaks kindlasti, või ütleme niimoodi, et selline peavalu, mida pole kunagi elus kogenud, kui sa niimoodi tunned, siis see on põhjus pöörduda kiiresti ikkagi arsti poole ja saada siis teada, et kas see on seekord see tavaline peavalu või on tegemist millegi muuga. Et jah, tõepoolest ja teame ju ka seda, et on olemas selline haigus nimega migreen, mis on siis täitsa kohe ka levinud haigus, aga millega siis käivad kaasas teatud tavalised sellised aurasümptomid, mis on ka hästi äratuntavad, aga samamoodi vajavad siis ikkagi kõigepealt perearsti ja siis võib-olla mõnikord ka neuroloogi arvamust, et kas see siis on ikkagi päris tüüpiline migreen, tuleks ka välja lülitada võib-olla teised põhjused ühel hetkel ja muidugi alati, kui mõelda, et mis hetkel siis arsti juurde minna, on see, kui endal tekib mure. Kui tekib ikkagi mure peavaluga, mis iganes tüüpides ka ei oleks, ei pea üldse ise leiutama hakkama, ei pea hakkama Google'i arsti kasutama nii-öelda, vaid ikkagi pöörduma siis spetsialisti poole alustades siis perearstist, kes võib suunata eriarsti juurde ehk neuroloogi juurde või kui tõesti tegemist on kiire algusega ja kuidagi kiiresti ja sellise ebatüüpiliselt tugeva peavaluga, millega kaasnevad võib-olla teised sümptomid, näiteks oksendamine või nägemishäired või midagi muud taolist, siis kindlasti ka võib pöörduda otse EMO-sse. Missugused on need esmaravimid, mida peavalu puhul võiks tarvitada? Esmaravimid on ikkagi apteegi tavaliselt käsimüügis olevad valuravimid, paratsetamool, ibuprofeen, mõned on saanud abiga tolmeenist näiteks ja sellised, aga paratsetamoolist, ibuprofeenist võib alati alustada. Siin juures peab siis lihtsalt silmas pidama, et paratsetamool on see vast see kõige parem variant selles mõttes, et ta on maosõbralik ravim ja tal puuduvad sisuliselt igasugused sellised tõsisemad koostoimed ja vastunäidustused, et väikeses annuses seda võib iga patsient tarvitada, võib nii-öelda. Ibuprofeeni taoliste ravimite puhul siis peab natukene silmas pidama seda, et kui seda rohkem kui üks tablett vaja näiteks, siis kui sul juhtub olemas raviskeemis ka verevedeldaja, siis seda ravimit pigem mitte võtta, siis eelistada paratsetamooli. Ja aspiriini vist tohtrid tänapäeval enam üldse ei soovita? Jah, tänapäeval aspiriin on pigem siis verevedeldajate nimekirjas ja sellel puhul kasutatav, et tõepoolest jah, Nõukogude Liidu ajal oli see üks esmavaliku ravimeid, aga tänapäeval valuraviks seda niimoodi ei kasutata nii palju. Tegelikult peavalud tekivad sageli ka siis, kui me oleme hästi palju helesiniste ekraanide ees, arvutis, telefonis. Mida siis teha? Tööd on vaja teha, võtame tableti ja läheme eluga edasi. Tableti võib ikka alati võtta, kui peavalu ikkagi häirima hakkab, aga muidugi peab tähelepanu pöörama, et miks see peavalu siis tekkis, et tõepoolest see kõige nii-öelda tavalisem peavalu on pingepeavalu ehk lihaspeavalu ja tänapäeval tõepoolest, kui me kasutame palju arvutit ka töö juures, siis on ka palju vaimset pinget inimestel töö juures, siis istutakse samas asendis natuke kramplikult ja siis on see pingepeavalu hästi lihtne tekkima. Et siis füsioterapeutid ka meil soovitavad
igasuguseid venitusharjutusi, et ikkagi iga teatud, ütleme 30 minuti tagant vähemalt võiks korra püsti tõusta, natuke oma kaela venitada ühes suunas, teises suunas, natuke mudida võib-olla oma kaelalihaseid ja kindlasti silmi puhata, vaadata siis aknast kaugusesse ja võtta need silmad siis korraks sealt ekraani pealt ära. Ja tegelikult see nimetatud füsioteraapia sellise nagu tugevama ja tõsisema pingepeavalu puhul on ka üks ravimeetodeid, kuhu me siis kindlasti ka mõnikord EMO-st otse, mõnikord siis ka mina oma neuroloogi vastuvõtult siis saadan inimesi, katsun ära, et kaelalihased on tõesti krampis, et vajavad lõdvestust, et siis paneme ka vastava ravimi mõnikord peale, mis lihaseid lõdvestab ja saadan siis väga tihti inimesed ka taastusravisse, füsioteraapiasse, et siis saada need lihaspinge siis natukene maha. Hästi paljud inimesed põevad ju tänapäeval meeleoluhäireid ja nendega samuti kaasnevad peavalud, et missugune on siis see kõige õigem toimimisviis, kui tohtrid ei ole kirjutanud välja näiteks rahusteid või antidepressante? Jah, tõepoolest peavalud käivad tihti koos, näiteks ka just meeleoluhäirega, depressiooniga, unehäiretega. Loomulikult, kui me pole öösel hästi maganud, mõelnud mingeid muremõtteid, siis on see peavalu hommikul väga kerge tulema. Et siin ongi erinevad sellised vaimset tervist toetavad viisid, et võib alati pöörduda spetsialisti poole, natukene minna sinna süvitsi sisse, et mis seda pinget ja stressi põhjustab, jõuda nende tulemusteni, näiteks vaimse tervise õe kaasabil või siis psühholoogi ja kindlasti selline võib-olla eneseanalüüs, mõelda natukene, mis elus toimub parasjagu, et mis seda stressitaset võimalikult siis üleval hoiab. Ja siis sealt edasi, et võib ravimitega ajutiselt soodustada ka sellist nagu hea tund, näiteks on olemas ka ju tavalisi, selle mõttes süütud preparaate nagu melatoniin, mis aitab õhtul siis magama jääda, et kui näiteks probleemiks on see, et muremõtete pärast või mis iganes mõtteasjade pärast ei tule õhtuti und, et siis melatoniin aitab kiiremini uinuda ja hommikuks oled siis paremini välja puhanud ja seda peavalu ei tule tingimata. Aga jah, unest veel rääkida, siis kindlasti unega asend, et siin ka on asend oluline, kindlasti padja peaks üle vaatama, üldse oma voodikuju, kas padrats on näiteks võib-olla liiga pehme või liiga kõva hoopiski, et kõik sellised asjad, et kõik asendid nii magades kui siis ka ärkvel olles päevasel ajal oleksid võimalikult ergonoomilised, ehk siis sellised keha asendid liikumist soodustavad, nii et see tee nagu iseendale liiga. Inimesed, kellel on nii-öelda ohutud peavalud, aga need kimbutavad tihti ja tarbivad siis ka palju ravimeid, siis nende puhul sageli arstid ütlevad, et sul on tekkinud ravimisõltuvus ja see tekitab omakorda peavalu. Kuidas see nõiaring siis tegelikult tekib ja välja näeb? Jah, on olemas täiesti selline diagnoos nagu peavalu, rohu peavalu nii-öelda. Ehk et öeldakse, et kui on kuus üle pooltel päevadel peavalu rohu tarbimise tarve, siis sellest tekib jah just nagu sa nimetasid selline nõiaring, et sellest samast ravimist siis see peavalu nagu justkui süveneb. No siis tulekski süveneda nendesse põhjustesse, et miks see peavalu on, ilmselgelt on siis tegemist pinge peavaluga sellisel juhul. Migreen on täiesti siis nagu eriasi, teistmoodi ravitav haigusseisund, aga siis tulebki vaadata, et kõik need muud asjad üle, need samad vaimse stressi asjad, uni, söömine, joomine, kas need on regulaarsed, kindlasti liikumine, mis sai enne mainimata, mis aitab ka stressi vastu suurepäraselt, ikkagi need looduses tehtavad jalutuskäigud minimaalselt, et need kindlasti aitavad ja lemmikloomad. Koerad, kassid, stressimaandajad, kindlasti inimeste sõbrad, et kellele sellised lahendused sobivad, siis kõik võimalik, et kui see inimesed väga individuaalselt, et mis iganes endale välja mõtled, mis teeb su päeva nagu paremaks, rõõmsamaks, annab elule mõtte, motivatsiooni sulle, siis kõike seda tasub teha ja see kõik kindlasti aitab sellele kaasa, et muremõtte, stressi ja sellega seoses siis ka peavalu oleks nagu vähem. Ehk et kui on tõesti peavalu selline igapäevane nähtus, siis kõigepealt katsuda elimineerida need algpõhjused ja siis me saame lahti ka sellest ravimisõltuvusest, et lihtsalt saabki need ravimid ära jätta ja tulla sellest nõiaringist välja. Aitäh Maarja Prause tänase vestluse eest, aitäh kõikidele kuulajatele ja uued jutud jälle nädala pärast.